Oh, vaata seda. Olgu, ma alustan. Nii, nüüd. Näed. Nägid. Vorm on kaugel, muidu ma isegi. Korvi ka. Kõrvile. Kuule, aga sa oled kuulnud, et Valgast pidi nüüd väikelinn saama või? Ma kuulsin jah. Aga see väikelinna mõte on siis umbes see, et ta ei ole enam maakonna keskus, vaid ta on võib-olla midagi taolist, kui need väiksemad linnad praegu. Ja Delfi artikkel, see oli päris imelik. Seal öeldi, et isegi arstiabi ja riigimaja ja selliseid asju ei peaks Valgas olema tulevikus. Teenused lähevad kuskile, mis on nii-öelda päris linnad. Jah, Võru ja Tartu ja Viljandi ma sain aru. Aga, ja too mõte on see, et siis ääremaastumist peatada, et meil hästi läheks, aga ma ei saa nagu sellest väga hästi aru, et ääremaastumist peatada. Ja. Aga just läheb hullemaks ääremaaks. No minu loogika järgi ka läheb, et siis me jääme nagu väga välja. No millest me siis ilma jääme, et haigla kaob ilmselt? No seal oli umbes, et igas väikelinnas ei pea olema arstipunkti. Ma arvan, see arstipunkt on siis haigla. Okay. Ja riigimajad ja sellised riiklikud ametikohad tõenäoliselt mingid, ma ei tea, keskkonnainspektsioonid, asjad. Või ma ei kuuta ette, jah. Mis tähendab, et palju töökohti, läheb palju inimesi, läheb koos inimestega noori? Ma ei tea. Seal on pigem ongi küsimus see, et okei, läheb Võru alla või ma ei tea, no lähevad ju need pered ja kõik on. Ma teame, politseis samamoodi, Valga politseijaoskond lõpetas tegevuse ära, me läksime Kagu loodi ja see keskus on tegelikult meil Võrus. Ja mina küll tunnetasin iga päev, et see Valga jäi järjest rohkem kõrvale. See on jälle tulnud kuskilt ülevalt poolt allapoole, selgitamata on ju, mis see päris mõte on. Aga siin on siis jällegi sellel uuel vallavalitsusel palju ära teha, et nemad peavad ju rääkima seal, et nii ei pea see minema, et teistmoodi teha, ütleme, esitada oma seisukohti, mõelda asju. Seal ongi mitte ainult vallavalitsus, meil on mingid Riigikogu liikmed ka. On nad nagu on, aga seda asja nad peaks küll ajama. Ei ole sinna valitud ju, ma ei tea mida tegema, siin kohalikega kahtlema. Tegelegu sellist asja, me ühel ilusal hommikul ei avasta, et nüüd oleme rõõmus väikelinn ja mida see iganes siis tähendab. Ega ta ei olegi meeletu suur linn, aga see väikelinna mõiste iseenesest tekitab natuke väga palju küsimusi. No jah, kui see toob kaasa nagu muutusi teenustes ja riigi kohalolus. Aga milleks meile see riik siis tegib? Küsimus on ju. No lõpuks ongi ainult maksudega seob. Seal ongi, et luuakse väga head ühendused nende vahel ja ma tean neid häid ühendusi. Siin Tartust ei saa enne lõunat koju, kui hommikul töövahetuse lõpetad. Ühtegi bussi, ühtegi rongi ei tule. Rääkimata need külaliinid, mis see Indrek Tarand käis siin rongid olid bussidega asendatud. Siis ta kirjutas selle värvikalt. See nägi ka meie igapäevaelu. Ja siis sõidad Elvast 2 tundi Valka. Tunne kodumaa. Aga sellised liinid ongi. Naabrinaine käib vahepeal Valgas. Tuleb sealt 1,5 tundi mingi bussiga. Ma ei tea, mis liini ta muidugi kasutab. Vaata, see riigi kaugus on ja ühtpidi on ta tundub jõle kauge. Võtame asutusi meilt ära ja töökohti ja pangas pean Võrus käima ja varsti riigimajas Võrus. Ja siis, kui mulle eile üks rääkis, et ka sellel teemal rääkisin, aga siis ütles, et kui see vilkuv kiiruskaameraga see 5 kilomeetrit tunnis kiirust ületab, siis ta jõudis trahv jõudis enne koju kui temana. Seal on nagu riik hästi efektiivne mingites asjades. Sealt tekibki natukene ka see trots inimestel, et miks siis mingid teenused on nagu nii hästi toimivad, aga kui sa tahad nagu pangas, Gerdaga käisime mingit lihtsat asja tegema, see ei olegi võimalik. Võta koolist ära, teine võtab töölt ära ja panga see tädi, kes seal telefonis kuskil Tallinnas vastab veel ülbelt, et kui arsti juurde lähete, siis te ju võtate puhkepäeva, miks te siis panka võttes ei saa võtta?
jah, ja lähedki, annad selle allkirja ja siis loed, et sul on seal 500 000 kasumit. Ja siis imestame, et eestlased mõtlevad nagu siinkandis teistmoodi. Need eestlased ei tunne ennast varsti eestlastena. No see on kõige suurem häda. Ja neil ongi see teema, et aga milleks meile seda riiki lõpuks? Aga see viibki populismi ja millega populism ei lõpe kunagi millegi heaga. Et kui nagu riiki kohal ei ole, siis no kuule, aga mis siis on, et ainult maksumaksmise rõõm? Ka rõõm. Inimesel on kõik. Vähemalt mingi rõõm on.